Tere tulemast. Diivani jutud number 2. Ma jällegi üksinda ei saanud hakkama või mõtlesin, et see diivan on mugavam. Nii et võtsin ka Sigriti kaasa jälle. Seekord ma tahtsin rääkida kuna meil on koolitajale assistendiks väljakutse, kus ka mina saan olla koolitaja rollis, siis ma tahaksingi just sellel teemal rääkida, et koolitajast assistent, kuna 3 aastat tagasi ma ei oleks kui keegi oleks öelnud, et ma selles kohas olen, siis ma oleksin ütelnud, et ta on hulluks läinud, aeg on psühhiaatri juurde minna. et see on ka olnud sihuke väga vägev teekond, sest et ma arvan, et seda ei oleks juhtunud, kui me oleksime seda kahekesi teinud. Liina oli kindlasti väga suur osa sellest. Et eks ma olen ju assisteerinud väljakutsetel väga palju ja ma olin väga harjunud, et ma olen seal tagatõustal ja teen neid assistendi asju. Ja siis Sigritil ja Liinal tekkis mõte, et oleks vajagi, Sigritil kliendid küsisid koolitajad, et kuule, et tahaks assistenti, ei olnud kedagi soovitada, ei osanud kedagi soovitada. Siis oli vaja teha kursus, enda käe all läbi koolitada ja kes on parem sinna kampa võtta kui Liina Ostumaa, meie Eesti virtuaalassistentide ingelkoolitaja, ja saide tiimi võetud ja selle väljakutse algses planeerimisfaasis ma olin täiesti kindel, et ma olengi see tavaline assistent seal taga ja selle planeerimise jooksul Liina lihtsalt sujuvalt kaasas mind sinna sisse. Tegin allkirja pilti, ma mäletan, ja siis ma kas ma panen teid 2 või ma panen meid 3, kuna juba mingisugused jutud olid käinud seal, mingid teemad, siis Liina ütles, et ikkagi 3 võiks olla. Ja siis järsku panime päevade kavasid kokku ja siis ma avastasin, et ma olen enamus päevadel rääkija rollis, ühel päeval vist sain olla mitte rääkija rollis. Ja siis see aasta me tegime seda teist korda. Ja ma saan kord aastas olla koolitaja. Ja ma kohe näen seda suurt erinevust, mis oli ka eelmine aasta ja see aasta, aga see hüpe juba sealt eelmise aasta nagu korraldamise algusest kuni selleni, kui nagu ma pidin sinna eetrisse minema, see oli juba sihuke, tead, Ameerika mägi nagu otsejoones üles, eks ole. Ja nüüd siis on veel seda arengut olnud kogu selle aasta jooksul. Sirit, kuidas sa seda nagu kõrvalt oled näinud, mis sa siia nagu tahaksid kommenteerida või mis suuna siit võtta? No ma arvan, et siinkohal nagu alati see esimene kord minna nagu suure rahva ette on see kõige hirmsam. Aga tihtipeale see on ka alati lülitiks edasistele väga kiiretele arengutele. Seda ma olen küll tähele pannud, kui inimesed nagu ühe korra üle saavad ja sinu puhul ka. Kui sa oled sellise kogemuse saanud, sest et meil on need mõlemad väljakutsed, nii eelmine aasta kui see aasta on 500 kanti registreerujaid. Üle 500. Üle 500. Et see inimeste arv, nagu, kes sellest osa võtab, on juba nii suur, et ma pean minema nii paljude inimeste ette. Laivis on ka enamasti esimestel päevadel üle 100 inimese, üle 160 inimese oli meil, eks ju, esimestel päevadel. Et see kõik nagu, kui sa oled esimese sellise šoki kätte saanud, siis kindlasti nagu stimuleerib seda. No minul oli eriti külma ette hüppamine, kui esimene nagu koolitaja kogemus on sul 500 inimese või 500 registreerunuga väljakutsel, kus on laivis üle 100 inimese. Aga ma sain sellega hakkama ainult tänu sellele, et ma olin seda kõrvalt juba nii kaua näinud. Minu jaoks oli see väga normaalne kõike seda teha, minna laivi, rääkida. Jah, ilmselgelt muidugi on ärevus sees, väriseb, hääl läheb kuskil katki ja tekib see klomp kurku ja sõnad jäävad kinni. See on väga normaalne ja tavaline. Aga mul ei olnud kindlasti neid tavalisi blokke, mis on inimestel, kes tulevad sinna nullist, kes ei ole selles keskkonnas olnud. Kuna ma olin juba 2 aastat, ligi 2 aastat selles keskkonnas olnud, kus on koolitajad, coach'id, kes jagavad, siis mul oli sinna minna palju lihtsam kindlasti. Mitte, et see lihtne oleks olnud, aga võrreldes inimesega, kes tuleb nullist, oli see minu jaoks palju lihtsam. Ja
ja ma pean ütlema ka seda, et see publik, see kindlasti nagu see publik omab Jah. väga-väga tähtsat rolli seal, kui sul on nagu nii toetav publik ja noh, ongi see, et seal on esimene kord, kus sa saad nii palju toetust ja tegelikult ükskõik milline nagu enamasti inimesed võtavad seda väga soojalt vastu, ükskõik nagu kui sa kardad, et sul on palju inimesi seal, et tegelikult see tagasiside on väga suures osas see nagu, mis annab sulle julguse ja arusaama, et oh, mul on ka nagu midagi jagada või ma saan hakkama sellega. et et loomulikult need inimesed on ka inimesed, me ei tohi ära unustada seda kohta, vaata. Need on teiselt poolt, need on täpselt samasugused inimesed nagu meie ja noh, ega seal ongi nagu, oli mingeid puterdamisi või mis iganes kinnijäämisi tuleb mingil hetkel, eks ju. aga noh, eriti see, kui sa teed kellegiga koos. ja see on siis kindlasti, kui sa tahad hakata koolitama või ennast välja tooma, pildis olema, siis ma soovitan soojalt, tee seda kellegiga koos, mine kellelegi külalisesinejaks või võta kellegiga kampa, sest et üksinda on see nii hirmus. noh, ilmselgelt ma ei ole üksinda seda läbi teinud, aga ma ei oleks seda mitte kunagi ka üksinda teinud. ma tegin seda ainult tänu sellele, et mul oli see tugitiim oli kõrval ja sellised vägevad innustajad, keda ma päriselt usaldasin ja kelle kogemusi ma usaldasin ja teadsin väga hästi, sest et ega Liina ei olnud ka minu jaoks võhivõõras. ta oli meie väljakutsetel väga palju käinud, me olime temaga väga palju kokku puutunud juba enne seda ja ma teadsin, kui soe ja äge ja tore ja toetav ta olla saab. ja mida ta ka oli muidugi. et ja just jah, see tagasiside osalejatelt on olnud nagu lihtsalt võimas. aga ja ma ju noh, sellel aastal ma näen eriti seda koolitaja poolt seal taga, et assistendina ma ütleks, on väga lihtne olla seal teisel pool väljakutset. kui Sigrid siin täna laivis mainis, et temal on see väljakutse kõige kergemalt läinud, et noh, tiimis on hea teha, kõigil on oma ülesanded jagatud, on ju, ja energia on mega üleval, siis mina olen omadega, noh, ma ei saa öelda täiesti läbi, aga ma olen ikkagi kurnatud, ma olen küllaltki kurnatud ja seda on näha minu treeningtulemustest ja ka mentaalselt ma näen seda, et tööaeg ka on kõvasti pikem, mul on olnud 8-tunnised tööpäevad. aga üle pika aja. jaa, mul on olnud 8-tunnised tööpäevad ja kui ma ärkan kell 6, ma saan kella 4-5 ajal töölt lahti, ma lähen, käin trennis, ma jõuangi koju, ma jõuan õhtusöögi teha ja siis on aeg hakata juba õhturutiini tegema. mul ei olnud nagu üldse aega kuidagi nagu midagi teha, sest et meil nagu sellel nädalal kuidagi elukaaslasega ka olid mingisugused plaanid seal nendel päevadel, kui mul trenni ei olnud. ja mul ei olnudki nagu kuidagi sellist deload imisaega üldse. et täna ka laivist otse jooksin, viskasin riided selga, teised riided selga, jooksin Sigriti juurde, et see siin ära salvestada. siis ma lähen trenni, et siit Sigrit saaks oma kohtumisele edasi minna. aga õhtul ootab mind saun ja see tegelikult ongi, vaata, need on kaks täiesti erinevat energiat, olla koolitaja ja olla assistent ja sellest me nagu selles väljakutses ka nagu hästi palju rääkisime. ja minu meelest nagu see toob väga hästi kahepoolset arusaamist. kui koolitaja on olnud ise näiteks assistendi rollis mingil hetkel või ta on nagu olnud selles tehnilises rollis ja sama kui assistent on olnud tegelikult koolitaja rollis mingil hetkel. sellepärast, et mis võib juhtuda, kui kumbki ei tea nagu mis seal on, siis tekib rahulolematus. mina käin oma laive mööda, mõtlen, mida see Agnes teeb, ma ei saa aru vahepeal on mingisugused hetked nagu, et kui midagi ei toimu, vaata, mingisugused rahulikud perioodid, siis ma küll mõtlen, mida pagan see Agnes uitab teha aga teine on nagu sama on vastupidi, et kuidas Sigrit ei jõua ära teha oma asju nagu ja reaalsus ongi see, et nagu koolitajana meie enamus energiast läheb laividesse, isegi kui sul on üks laiv päevas, kus sa oled tund aega või 1,5 tundi inimeste ees. see on nii kurnav vahepeal, see muidugi oleneb ka üldisest sinu energiatasemest, aga see võib tähendada seda, et kogu ülejäänud päeva sa ei ole väga funktsioneeriv inimene selle koha pealt, et midagi tarka ära teha. ja noh, nüüd on nagu see teine pool, eks ju, et kahes energias samal ajal olles
vot see on täiesti see läbipõlemisse või ehk siis koolitajad, kui sa oled koolitaja ja sa vaatad seda, palun võta endale assistent. nagu ma Siritile selle nädala jooksul olen öelnud, et ma ei saa aru, kuidas koolitajad saavad hakkama üksinda. ma ei mõista. kuigi noh, meie süsteemid on veits suuremad kui nagu mõndadel, aga siiski see, et sa pead kõike seda haldama, kui sul on keegi klient, kes tahaks liituda, ei tea kuidas, no see võtab nii hullult energiat. see oli üks esimestest asjadest, mis me ära andsime jah, vaata see kliendi suhtlus nagu ja see on nii imelik, vaata, see on täpselt nagu see, et see peaks ju lahe ülesanne olema, et sa saadki nagu rääkida läbi ja saadad arve välja, siis tuleb raha ja aga nagu reaalselt ma mäletan esimestel väljakutsetel mul oligi just see, et ma võtsin Agnese appi arveid looma sellepärast, et nagu ma olin selles kohas oma energiaga, ma tundsin, et ma pigem ei saada seda arvet välja, sest ma olen nii väsinud ja ma ei taha tegeleda inimestega suhtlemisega. vot see on üks asi, inimestega suhtlemine laivide järgi. nagu ma ei tea, kas see sõltub ka inimtüübist. noh, ma olen introvert ikkagi, kuigi nagu vahepeal tundub, et ei ole, aga nagu ikkagi nagu seesama nagu, kuidas minu energia kulub ja see minu suhtluse energia läheb kõik sinna laividesse. ja sellepärast on ka see, et miks ma tihtipeale väga pikalt ei vasta mingisugustele Messengeri sõnumitele või emailidele, on reaalselt see, et ma pean ennast kokku võtma, et ma suudaksin minna sellesse energiasse, kus ma suhtlen inimestega ja see ei ole isegi nali nagu, see päriselt on niimoodi, et samamoodi on kommenteerimine, no mis ta on, sa paned nagu 5 sekundit, kirjutad selle kommentaari ära. no ei ole, ei ole. sellepärast me oleme ka võtnud alati või nagu nüüd viimasel ajal väljakutsele abilisi, kes kommenteerivad, sest et see kommenteerimine, läbilugemine on üks asi, ma võin neid läbi lugeda, sest et mina olen see, kes tegelikult näeb absoluutselt kõiki postitusi, sest et ma teen loosi nimekirju ja ise ma jõuan isegi nagu nii-öelda risti läbi lugeda, et ma enam-vähem, et ma saan nagu teha nii-öelda tagasiside väljakutsele, mis on need läbivad asjad, mis ma märkan. aga et kommenteerida, ma üks päev tegin kommenteerimist, ma kommenteerisin kõigile postitustele, mul oli üle 100 postituse, ma tegin seda üle 3 tunni. ma tegin seda üle 3 tunni. nagu see, kas ma rääkisin tollel päeval või ma tegin vist ainult sissejuhatust, ma ainult sellepärast julgesin seda teha, sellist nagu tagasisidestamist, et ma ei olnud tollel päeval rääkivas rollis. ja noh, siin ka tuleb nagu see teine osa tuleb, et ma ei tea, kui palju sinul seda on, aga no vahepeal ongi inimesed, vaata, küsivad abi või et kuule, et kas sul on võimalik minuga kõne teha 10 minutit. see asi ei ole selles, et mul ei ole aega, mul on aega, ma olen mentaalselt nii kurnatud, et ma reaalselt ei suuda fokusseerida sellele, mida räägitakse. ja sellepärast nagu ongi see, et see tuleb öelda ei, nagu asi ei ole ajas. Nagu it never was. ja kui me nüüd räägime ka, tuleme tagasi selle nagu algaja koolitaja juurde ehk siis siukse noh, minu situatsiooni juurde, siis ma tahtsin ka välja tuua seda, et väga naljakas võib tunduda see, et sa lihtsalt räägid. et sa lihtsalt räägid ja sa räägid ja seal on vaikus ja sa lihtsalt räägid. ja mul teisel päeval lõi plokk ette, kui oli minu slaid. poole slaidi pealt mul lõi plokk ette, mul oli nagu miks siin vaikus on? mul mõtted jooksid täiesti lühisesse, ma rääkisin, mul nagu poole lause pealt tuli see tegelikult enam-vähem, et kuule, Sigrid, kas sa võtaksid üle nagu. aga see ongi väga hea, miks on hea olla tiimiga seal esimestel kordadel, kui sa teed sellist asja, sa saad üle anda, sa ei jää üksinda ja sul ei tule sealt seda stressi. sa saad üle anda selle jutu ja ise võtta selle pausi korraks, koguda ennast ja tulla tagasi, sest et Sigrid andis mulle ilusti tagasi üle, ta lõi tegelikult slaidid, pani kinni, rääkis, minu arust jutt läks kuskile keerutama. nagu ikka, teema läks mujale ja siis me tulime slaidide juurde tagasi ja siis ma hakkasin rääkima. tegelikult ei olnud asi üldse selles, et nagu midagi suurt oleks juhtunud, see ei olnud nagu ka minu jaoks mingisugune negatiivne kogemus.
mul lihtsalt oli ebamugav. Mhm. Nagu lihtsalt ebamugav ja lööb kinni. sest et meie peres on ka see probleem, et me kõik räägime teineteisest üle, me ei saa mitte kunagi oma mõtet lõpetada. okei, nüüd on veits teine teema. see on paranenud, aga tavaliselt sellised nagu tavavestlused, sa ei saa oma mõtet lõpetada, sest et kellelgi teisel tuleb mõte ja ta segab sulle sisse. ja kui sa oled kogu oma elu niimoodi üles kasvanud, siis sul on nii, sa ei oska oma mõtteid lõpetada enam, saad sa aru, sest et ka mingisugustes seltskondades hakkas mul tekkima see, et mind kuulatakse ja ma ei oska oma mõtet lõpetada. see on päris huvitav vaatamine, ma ei ole selle peale nagu mõelnud. ei ole või? ei ole. mul on tihti nagu just nüüd, kui ma olen selles koolitajate nagu seltskonnas olnud või nagu ja seal nagu päris kohtumistel ka näost näkku ja siis sa nagu räägid ka mingisugusest mõttest ja siis sa oled nagu, ma ei oska enam midagi öelda ja sa ei oska lõpetada oma lauseid, sa ei oska oma mõtet kokku võtta. see Mhm. on paranenud, sest et mind kuulatakse nüüd aga see on nagu päris probleem, kui sa oled mingisugusest suurest sellisest ekstravertsest perekonnast, mitte et me mingid hullud ekstraverdid või noh, tegelikult meie pere on, Sirt on omaette, aga see on ka introvert. Aarne on ka introvert. Teepsiga kahekesi. okei, ei, aga kui sa võtad meid pere kontekstis, me kõik Jah. räägime teineteisele sisse ja me oleme väga paljud. noh, see selleks. aga ma ei saa olla ainukene inimene, kes niimoodi tunneb, kui ta läheb enesearengu seltskondadesse, et mis asja, miks mind ära kuulatakse, ma ei oska oma mõtteid kokku võtta. ja nagu, kui sa oled koolitaja rollis, see on veits naljakas seal inimeste ees olla, et ma olen jube tark ja, aga mis ma ütlesin just, kuhu ma selle mõttega jõuda tahtsin. see on, mul on nagu natuke teistmoodi see, mul on see, et mul läheb mõte kaduma, aga ma suudan samal ajal rääkida, kui ma proovin oma mõtet kinni püüda. ma ei suuda mõelda, kui samal ajal, kui ma räägin. ei, see on huvitav nagu selles suhtes, see ei olnud alguses kindlasti, see on tulnud nagu mingisugune oskus ajada häma, mis nagu tundub aktuaalne ja teemakohane. samal ajal mul pole õrna aimugi, kus ma sellega minna tahan, ma alustan lauset ja üks asi veel, mis ma tahtsin öelda, ma ei tea, mida ma tahan öelda. üks asi veel, mis ma tahtsin teha. raske paus. ja siis ma lähen peale ja siis. kusjuures mina panen seda tähele sinu juures, millal sa hakkad hämama. ma arvan, et need inimesed, kes nagu on seal osaleja rollis, need ei pane, sest et tegelikult see on tark mõte, onju, et ta sobib sinna konteksti. aga tegelikult on see puhas hämamine. ma ei tea, miks ma alustan neid lauseid nagu reaalselt, see lihtsalt tuleb ja üks asi, mida ma tahtsin öelda ja mul pole õrna aimugi, mida ma tahan öelda. ja see oleks võinud ütlemata jätta, aga nagu ma ei saa öelda, et ai, ma ei tahtnud midagi öelda. sa pead mõtte välja mõtlema, noh, midagi ikka sulle öelda, onju. seda on nii palju, mida rohkem ma teen tegelikult, mida rohkem ma nagu lähen teemadesse, mis mul ei ole nagu uued, vaid ongi korduvad, seda rohkem ma seda teen. ja vahepeal on mul tõesti tunne nagu, mida ma teen nagu. ja mis ma veel tahtsin öelda selle just esimesel väljakutsel, kui Liina mind kaasas sellesse väljakutsesse, mul oli kogu aeg, noh, seal on see petise sündroom läheb välja. mis siis, et jah, ma tean ja kõike, aga nagu mulle tundus kogu aeg, et see on selline teema, millega saavad absoluutselt kõik hakkama. see on ainult tegemise teema, onju, et kättevõtmise asi ja kõike seda. ja mul ei olnud tegelikult, miks ma ka ei, noh, ma ei tundnud üldse, et ma oleksin tahtnud sinna koolitajaks minna, see oli minu jaoks tegelikult täiesti eksprompt ja mul ei olnud üldse mingisugust unistust või seda tagatausta mõtet, vaid lihtsalt Liina nägi minu potentsiaali ja lükkas mu sinna. ja mul oli tõsiselt see petise sündroom, et aga mis mul öelda on, mul nagu see ei ole mitte midagi erilist. see ei, nagu ongi, et noh, kõige parem selgitus ongi, et see ei ole mitte midagi erilist, miks ma sellest peaksin rääkima. aga nüüd tegelikult see aasta ma räägin tegelikult põhimõtteliselt samu asju, ma räägin seda veits teise mindset'iga, sest et mul on endal nagu mõtlemine selles osas muutunud. ja ma saangi aru, et tegelikult tihtipeale need kerged asjad ongi vaja üle korrutada, sest et samamoodi meie see VIP esimeste klientide leidmine. väga
sellised teemad, mida sa saaksid tegelikult, paned mingi väikse grupi kokku, teed ajurünnaku, sa jõuad samadele tulemustele tegelikult, kui sa teed nagu süvitsi ajurünnakut, mida ma saan kõike teha, et leida esimesed kliendid. täpselt sama, mis sa tegelikult suudad jõuda järeldusele ka ise, eks ole. aga kui sa serveerid seda koolituse stiilis, koolitusena, sa oled selle eest maksnud osalejana, eks ole, ja see on sellises struktureeritud keskkonnas, struktureeritud viisil, siis inimesed võtavad seda vastu päriselt ka, nad mõistavad seda ja nad talletavad selle ja nad saavadki sealt kasu, sest et nad ei olekski võib-olla üksinda selle peale mõeldes tulnud. sest et enamus nendest teemadest või nagu sellistest mõttekäikudest, mis me toome, need on kõik lihtsalt mingisugused sähvatused, mis meil on tulnud tegevuse käigus. Nad ei ole midagi erilist, need on mõtted ainult. ja tegelikult ongi nagu samamoodi nagu minul koolitamisega, kustkohast need ikka mõtted tulevad, ega sa ei lähe kuskile õppima, võtad mingi raamatu lahti ja siis nagu vaatad, mis need mõtted on. Need tulevad sinu enda peast ja need tunduvad sulle naturaalsed. ja sellepärast ongi tihtipeale, et inimesed ise ei näe selles väärtust, et aga igaüks saab selle mõtte peale tulla ju. ei ole nii et tegelikkuses nagu sa saad nii palju nagu, mis ma olen ka aru saanud, et kust tulevad kõige paremad mõtted. ikka see, kui sa lihtsalt nagu ütled selle välja, sul on keegi, kes tagasi peegeldab sulle midagi või nagu ongi täpselt selline. Vahepeal on see, et teine inimene isegi ei ütle sulle mitte midagi, nagu sa lihtsalt räägid talle, aga sul endal nagu pea genereerib palju paremini. tean, ma olen proovinud iseendaga rääkida just sellel põhimõttel, et kui sa ütled välja asjad, siis su aju töötleb neid hoopis teistmoodi, kui nad on su suust välja tulnud. ma ei oska iseendaga rääkida, ma olen korduvalt proovinud. ma elasin ju üksinda aasta aega, onju, elukaaslane kaitseväes ja ma tõsiselt proovisin iseendaga rääkida. et Agnes, ütle asjad välja, mis on, sest et ma olin vahepeal ka endaga augus, eks ole, üksinda. ma elasin, kolisin Valka perest kaugele kassidega, noh, ma olen kassimammi, eks ole. ja sa lihtsalt mingisugune hetk avastad, ma pole täna mitte sõnagi ütlenud inimesele. ma ütlesin kassile tere hommikust, ma pole mitte ühtegi sõna ütlenud inimesele ja nagu mingisugused laivid tulid ka, kus pidid rääkima ja siis avastasid, et ma ei ole täna sõnagi ütlenud, mul on kärisev hääl veel kell 1 päeval, sest et ma ei ole sõnagi rääkinud. ja siis ma nagu hakkasin endale tegema seda, et noh, eks negatiivsed mõtted kõik tulevad ka ja kui sa need negatiivsed mõtted nagu keerad ümber ja ütled välja, siis see aitab sul jõuda paremasse kohta, onju. ma üritasin toda teha, see ei tulnud mul välja kogu aeg. mingisugused perioodid olid, Agnes, räägi endaga, Agnes, räägi endaga. ütle need asjad välja, onju, ja siis üritasin, no ei tulnud välja. aga see, miks on hea kellegiga koos elada või miks on vaja sotsialiseerumist? sa lähed hulluks ma ise küll vaatan kogu aeg neid väljakutseid, vaatad, kas sa suudad nädal aega olla selles ruumis, kus heli üldse ei kaja. mis ta siis on, noh. aga nagu, kui sa niimoodi sellise nurga alt mõtled, et nagu, et inimesed ei ole suutnud olla sellistes ruumides, nagu vist rekord ongi nagu mingi paar päeva nagu reaalselt olla sellises helikindlas ruumis, kus isegi sinu enda nagu hääl ei tule läbi. miks inimesed hulluks seal lähevad, eks ju ai jah, see meie aju on ikka imeline aga ja, kui me tuleme koolitajast assistendist koolitaja juurde tagasi, siis kas mis sina näiteks saaksid võrdlusena tuua eelmine aasta versus see aasta, kas mäletad eelmist aastat väljakutset üldse? eks ma ikka mäletan, aga ega ma detaile ei mäleta selles suhtes, et ta oli sama äge kui see ja selles suhtes see emotsioon jääb. eks ikka nagu, mis oligi võib-olla see, et ma nägin, et loomulikult mina nagu näen seda närvilisust ja seda nagu natukene sellist kandilisust nagu teatud kohtades, aga noh, ma samal ajal ka saan aru, et see ongi nagu esimene kord ja ega see ongi asi, mis tuleb kogemusega, see, et kui sa õpid rääkima neid asju ja õpid nagu kasutama oma häält. et nagu vahepeal ongi see, et nad sa küsisid tagasisidet ka nende kohtade peal ja mul ei ole mitte midagi muud öelda, et lihtsalt tee rohkem neid nagu, siis sa saad parema tunnetuse selle üle, kuidas sa saad oma häält ja oma keha kasutada ja seda erinevat tonaalsust kasutada.
et ma ei saa hakata nagu, et ma vaatan, et see lause selles oleksid pidanud ütlema aeglasemalt ja sügavamalt. ma saan aru, et ei, aga selles suhtes ma ise tunnen, et ma see aasta olen, eks mul ikka on olnud seda kandilisust, ma ise märkan seda eriti hästi, eks ole. Mm. aga see, mis sa räägid, et võta pause, räägi. mul on sinu see rääkimisstiil tulnud teatud kohtades välja. sa ütled sõnad ja siis sa selgitad paar sõna veel juurde. ja see on täpselt see, mida Sigrit oma koolitustel, kuidas tema räägib ja mul on seesama asi jäänud veits külge. varsti me räägime täpselt samamoodi. kaamerasse tuleme ja siis on ja nüüd lähme tegutsema. jah, ütled sõna ära ja siis mõtled, mis see järgmine sõna on, sa võtad endale aega. Ja see ongi nagu ka see, et tegelikult kust tuleb see naturaalsus ja kust inimesed tunnevad, et sa räägid nii naturaalselt, et ei saa arugi, et sa koolitust teed või et see koolitus on, et nagu see kuidagi tuleb nii sujuvalt. Siis see on sellepärast, et ma olen lihtsalt ära harjunud sellega, kes ma olen ja ma suudan nagu selle välja tuua ka kaamera ees, et ma ei lase nagu sellel panna ennast nagu robotlikku seisukorda. Ma mäletan, kui ma õppisin, nagu ma käisin konkreetselt kursusel ülikooli ajal, oli avalik esinemine ja seal meil oli vaja teha video ja ma reaalselt mäletan, et üks parimaid asju nagu hääle poolest, mis tegelikult aitab ja võib-olla ka sul, eks ju, mida tähele panna, on tuua hääl madalamale häälele, nagu et sa lihtsalt lähed madalamale ja rahulikumaks ja see toob tohutult palju naturaalsust juurde, sest et peamine asi, mis juhtub, kui sa oled pinges, mis juhtub? Sinu hääle ja ongi täpselt see ja siis on see naeratus on ka nagu see tuleb ka nagu hästi nagu see tulebki naturaalselt, sest et aga see tundub natukene nagu surutud, sest et sa oled selles pingelises energias. aga kui sa suudad nagu minnagi sellesse, kui sa lihtsalt isegi tehislikult tood hääle madalamale, see juba mõjub väga palju paremini ja naturaalsemalt. ma ei ole selle väljakutse jooksul mõelnud, kui et hääl madalamale, vaid teadlike pauside tegemine, see nagu, sest et ongi, mida sa teed, kui sa lähed närviliseks? kõrgele ja kiiresti. ehk siis sul ei ole isegi, sa ei anna endale aega mõelda. aga kui sa teed pause, sa annad endale selle võimaluse natukene koguda ennast. ja see ongi täpselt see, et sul läheb mõte kaduma, aga sa teed sellise naturaalse pausi, kus inimesed saavad, eks ju, ka seda kohal, sa saaks neile kohale jõuda, siis inimesed ei pane seda tähele. tihtipeale nagu ma olen hästi mugavaks pausidega muutunud. ja see on nagu üks asi, mida tegelikult tuuakse positiivsena, et mulle jõuavad päriselt asjad kohale, see on kuidagi lihtsamini arusaadav. sa annad vähem infot. sa annad vähem infot, aga sa annad võimaluse sellel infol kohale jõuda. ja see on inimesed, mida nad väärtustavad tegelikult oluliselt rohkem kui see, et sa saad võimalikult palju infot võimalikult kiiresti nagu edasi anda. mulle tundub, et need teemad on veits ammendanud hetkes. jaa, ma arvan, et meil ongi 30 minutit täis ka tegelikult suht. jaa, ehk siis suur aitäh sulle, et sa vaatasid. ma järgmise luban teha üksinda. ära anna lubadusi, mida sa hoida ei saa. vaatame, vähemalt esimene ei jäänud ainukeseks. jah, ma teen veel neid, mulle täitsa meeldib see mõte. jah, liiga raske oli teha ju pilti ja kirjutada 5 minutit postitus kokku, ma pigem teen pool tundi videot ja siis ma lõikan seda pool tundi kokku. miks mulle meeldib laive rohkem? jah, ehk siis keep tuned, I guess. jah, järgmiste kordadeni.